Täna räägin sulle sellest, mis asi on pull-off ehk siis lahtitõmbamise legato. Ja kui ma olin väike poiss ja alles õppisin kitarri mängima, siis mulle meeldis teha nii. Sest minu meelest see kõlas nagu mingisugune lahe rokilugu. Aga too hetk ma ei teadnud üldse, mis selle asja nimi on, mida ma tegin, vaid ma lihtsalt lõbu pärast seda mängisin. Pull-offi ehk siis mahatõmbamise legatot on lugudes tihti, aga kui ta loos tuleb, siis on hea mõte teda eraldi harjutada. Nii nagu hammer-onni on mõistlik võtta nii-öelda loo seest välja, eraldi harjutada, siis täpselt samamoodi on ka lahtitõmbamise omad. Ehk siis näiteks kui sul on loo sees lahtitõmbamine, siis ära püüa lihtsalt nii-öelda lugu läbi harjutades seda ilusaks saada, vaid võta ta eraldi. Ja legato lahtitõmbamise ongi see, tõmbad parema käega noodi käima ja siis tõmbad vasaku käega selle sõrme lahti. Ja esimese keele peal on lihtne neid tõmmata. Tõmbad või täiesti suvalt lahti tõmmata. Järgmiste keeltega on juba keerulisem. Siin on oluline, et sa ei puutu kõrvalkeeli. Ehk siis sa tõmbad selle sõrmesid lahti, aga samal ajal küünarnukiga liigud ettepoole. Näitan nii ka. Võtan näiteks teise sõrme, tõmban ja hops. Nii liigub see samal ajal. Samal ajal ei tiri siia niimoodi, vaid hops ja ei puutugi kõrvalkeeli. Et oleks hea õigesti ära tõmmata, on vaja, et sõrm läheks korralikult sõrme otsaga. Ja kui sul on tegelikult raskusi sellega, et saada sõrm korralikult sõrme otsaga, siis ma soovitan sul alguses üldse lemmikharjutust õppida. Lemmikharjutuse leiad Kitarrikodu kanalilt kindlasti üles. Võid ka selle video kirjeldusse vaadata, seal ta on ka täitsa olemas. Ja kui sul on siiski sõrm ilusti, siis vaata harjutust edasi. Kuidas harjutada? Näiteks nii, mängid selle number 1 ja tõmbad lahti. Ja tõmbad lahti. Ja kogu aeg, iga kord proovid seda küünarnuki liigutust. Tuled alla tagasi. Võid järgmises vajas veel teha. Ja kõigi teistega samamoodi. 2-ga. 3-ga. Alla tagasi, 4-ga. Ja alguses ei ole üldse lihtne saada niimoodi, et ta ei puutu teisi keeli. Lisaks on väga tihti ka seda, et mitte sa ei tõmba lahtiseks keeleks, vaid sul on midagi muud juba peal, näiteks 3 ja 1. Niimoodi. Siis sul väga palju ei olegi siin seda liikumisruumi võrreldes lahtise keelega. Siis pead lihtsalt jälgima, et sa võimalikult ikkagi üles saaksid seda. Ja samamoodi harjutada. Selle harjutusega ilusti õpid ära, kuhu sa pead liigutama seda kätt, et ta ei läheks kõrval kellele pihta. Ja 1 ja 4. 2 ja 4. See on pigem keeruline, aga vahepeal lugudes on. Kui sul on lugu, kus sul on selline lahtitõmbamise legato, siis ära tee kõiki neid legatosid, vaid harjuta pigem just neid konkreetseid, mis sul selles loos on. Näiteks kui sul ongi selline käik.
siis sa ei mängi neid kõiki teisi, vaid harjutadki seda 3 ja 1 peale lahti, 3 ja 1 peale. Ja siis harjuta kindlasti selles positsioonis ka, kus sul see liigutus päriselt loos see on. Ja hiljem muidugi võid ka nii. Ja võtmetähtsusega on ära kiirusta. Pigem rahulikult, hästi puhtalt, hästi täpselt. Õpeta see liigutus omale selgeks. Ja siis pane ta loo sisse, küll ta jõuab hiljem kiiremaks ka minna. Head harjutamist ja näeme juba järgmises videos.